Eva Lepiku video ärkamisest vol 7 märkmed. Ole uudishimulik ja hakka uurima seda reaalsust, kus sa oled juba see inimene. Avastamistunne on sinu jaoks sisemiselt olla rikas. Et kui sa ei ole kunagi rikas olnud, siis sinu ülesanne on avastada, mis tunne see on. Avastada, mis tähendabki seda, et sa ei tea, mis see on, aga sa uurid enda sees, mis tunne see võib olla. Ja sa ei tea seda, aga sa avastad seda, mis tähendab seda, et sa avastad. Nii. Avastamistunne sinu jaoks sisemiselt olla rikas. Mida sa teed oma päevaga? Millest sa mõtled? Milline näeb välja su hommik, lõuna, õhtu? Kus sa elad? Millega sa ringi sõidad? Kuidas sa kõnnid? Kuidas sa astud? Mida sa sööd? Millest sa ei mõtle? Millistele inimestele ja mille jaoks sa ei ole enam kättesaadav? Ehk siis maksimaalselt avastada seda enda sees. Ja vot see ongi oluline, see, mis just see osa. Ehk siis kuidas muuta seda olekut, kuidas olla sisemiselt rikas, ehk siis avastada enda sisemist rikkust läbi nende detailide, kui sa ei tea, mis see on. Seda on vaja hakata praktiseerima. Muutus võib tunduda eelmisele versioonile mitte turvaline. Uus tundmatu tundub vanale mitte turvaline. See on väga loogiline. Kui inimesed kasutavad jõudu selleks, et oma avardumist kontrollida, siis tekivad ärevus, paanika, hood. See pole ajukeemia. Ajukeemia tuleb sellest, mida sa võngud. Ehk siis, kui sa üritad vägivaldselt avarduda või peatada avardumist või pigem nagu see teine, et kui sa üritad, et toimub avardumine, toimub muutus, aga sa ütled sellele ei ja üritad seda peatada, siis tekib ärevus ja paanika, hirm. See on ju hirm tuleviku ees, hirm muutuse ees. Paanikahood. Et tegu pole ajukeemiaga. Ja ajukeemia muutus tekib sellest, kuidas sa võngud, siis vibratsioon. Okay. Hirm on illusioon, see asub tulevikus. Mina ütleks, et ühes mõttes tulevikku ei ole, et on ainult olemas tuleviku erinevad variatsioonid. Versioonid, siis ütleb Eva. Hirm on illusioon. Hirm ongi illusioon. Me kardame tulevikku ja me kardame seda, mis võib tulevikus juhtuda. Ja see on illusioon, sest tulevik pole veel juhtunud. Me oleme siin ja tulevik elab ainult meie peas, meie mõtetes ja see on illusioon. Nii, kui sa teed rahu selle versiooniga, kes ei teadnud paremini, hiljem ma selgitan, et tookord ma ei saanud aru, et ma panin küsimärgi, et hiljem ma sain aru. Ma seletan natuke hiljem. Sa ei muuda reaalsust, sest kõik reaalsused on samaaegselt olemas. Siis põhimõtteliselt ma nagu raamatus on lehed olemas, täpselt nii on kõik versioonid, tulevikuversioonid eksisteerivad. Ja näiteks tarokaardid püüavad kõige tõenäolisemad, antud hetkes kõige tõenäolisemad tulevikuvariatsiooni. Aga neid variatsioone on väga palju erinevaid veel. Ja ma ise valin, millist ma valin. Ma ise valin, millist
variatsiooni ma elama hakkan igas hetkes. Et jah, et tegelikult jah, me ei muuda seda välist reaalsust, vaid väline reaalsus nagu muutub vastavalt sellele, kuidas meie muutume või siis nagu meie muutume ja vastavalt sellele muutub nagu väline reaalsus või nagu need lehed ma nagu valin või kuidagi niimoodi. Et kõik reaalsused on samaaegselt olemas, kõik need variatsioonid, jah. Kõik teised inimesed on sina kui teadvus. Et see on see, mis ta räägib ühisteadvus või üks teadvus. Et meie simulatsioon koosneb erinevatest dimensioonidest. Et see, kus me oleme praegu, dimensioonid ehk tihedused, on 3. dimensioon, 3D. Ja on olemas minu teadmiste järgi 13 dimensiooni selles simulatsioonis. Ja ülemistes dimensioonides, kõrgeimates, kehtib ühtsus, kus eksisteerib selline tunne, et me kõik oleme üks. Ja Eeva räägib sellest, et kõik teised inimesed on sina kui teadvus. Ma ei saa täpselt aru, mis ta nagu mõtleb. Mul on selle kohta omad mõtted. Et kas see on siis see ühisteadvus või siis on see, et me kõik oleme tulnud samast allikast ja meie hinged on selle allika osad. Ehk siis kõik me oleme tegelikult samad või üks. Et kas ta mõtleb seda või midagi muud. Et siin tulebki võib-olla aru saada kõigepealt, mida ta mõtleb nagu teadvuse all. Kas ta mõtleb hinge või vaimu või hinge vaimu kogumid või midagi muud. See koht, kuhu sa tahad täiega käed külge lüüa ja parandama hakata, sealt peaksid sa kõige rohkem oma käed eemal hoidma. Võt see on päris hea. See on nagu päris cool. Ma isegi võtan rohelise pildika siis ja kirjutan seda üle. Et see on fucking see. Mul on raha teema. See koht, kuhu sa tahad täiega käed külge lüüa ja parandama hakata, sealt peaksid sa kõige rohkem oma käed eemal hoidma. Kuidas ma peaks oma käed eemal hoidma rahast, kui mul seda vaja on? Kirjutage kommentaaridesse, kes jagab asju või mulle sõnumitesse on ju, et või ärge kirjutage. Mida ma valin jälle? Sa valid teise reaalsuse, mis tähendab, et sa valid teise versiooni endast, kes juba on, kellel juba on ja kes tunneb ennast nii, nagu sa tahad tunda. Ma valin selle versiooni endast, kellel on raha vabalt, kes ei tee palju tööd, tunneb rõõmu ja võtab oma teenuste eest raha. Ma valin selle versiooni, kes väärtustab iseennast, oma hinda iseennast, peab endast lugu ja samal ajal ma hoian oma käed rahast eemal ja samal ajal see raha mul eksisteerib. Ja mida rohkem ma hoian oma käed sellest eemal, seda rohkem raha mul on. Kõlab ulmeliselt ja kohe meel tahab öelda, et see ei ole reaalne. Jätame praegu siia. Eeva postitab ülivähe, kui ta märgab, et tuleb mõte, et selle postitusega saaks, siis ta ütleb sellele kohe ei. Inimesed kardavad olla tegevuseta. Ma postitan liiga palju ja kogu aeg. Selle postitusega saaks. Nii, lähme edasi.